Hei sulle ja tere tulemast kuulama siis Kiire elumuutuse podcasti. Ja tänane osa on siis tervendamisest. Ja see aasta olen ma väga palju teinud tervenduskõnesid, teinud sessioone inimestega. See on väga midagi, mida ma väga armastan. Ja täna ma mõtlesin, et ma räägin sellest, et kuidas sina ise saad muuta oma energia tugevuseks või mis on need sammud, mida siis tervendusel ma teen inimestega, et justkui sellisest hallist pardipojast saab ilus luik. Nii et ma julgustan sind tänast episoodi kuulama, kaasa elama, märkmeid tegema, kommenteerima siin, kui sa tuled Youtube'i kanalile Heidi Blumberg, kindlasti tule kommenteeri, räägi ja täna ma jagan sulle ka kingitust 50 võimalust, kuidas oma energiat tasuta tõsta. Nii et www.heidiblumberg.ee/50 numbriga. Ma panen selle siia alla ka, sa saad alla laadida täiesti tasuta 50 võimalust, kuidas energiat tõsta. Ja võib-olla, mis asi annab sulle üldse märku, et sul on seda energiatervendust vaja. Esimene asi on, et sa tunned, et sa oled väsinud, ehk siis see võib olla isegi sel juhul, kui sa oled kaua maganud, öösel korralikult maganud või sinu tuju ja motivatsioon kõiguvad nii, et tunned nagu sõidaksid täiesti Ameerika mägedel, et üks päev on tuju, teine päev ei ole ja sa lihtsalt ei saa asju tehtud, sa lihtsalt ei jõua näiteks mingeid koristada mingeid asju, sa ei jõua enda eest hoolitseda, onju, sul on palju tegemata asju. See on kõik see, kus tegelikult me räägime juba sellest, et sul on vaja tervendada oma energia välja. Ja põhjuseks ei pruugi olla ainult füüsiline kurnatus, vaid hoopis energia tasakaalu puudumine. Nii et ma olen praegu töötanud inimestega üle 17 aasta ja mul on ka eelmisest aastast juba selline kaubamärk nagu Healing Balance, jah, Healing Balance, nii et see on selline tervendav tasakaal, nii et see on minu superoskus, kuidas õpetada seda, mul on oma meetod selleks bränditud, trademark itud ja ma õpetan välja ka Healing Balance coach'i, nii et esimene lend just praegu on lõpetamas veel natuke ja neil on see kursus läbi, nii et mulle meeldib õpetada inimestele, kuidas ise seda kasutada ja kuidas kasutada seda enda jaoks, oma pere jaoks, aga miks mitte kasutada seda meetodit ka klientide jaoks. Ja mida ma väga palju näen, et räägitakse see väga kiire elutempo on inimestel ja räägitakse palju küll toitumisest ja trennist, kuid jääb tihti tähelepanuta just see osa, et meie energia, see nähtamatu energia, see on väga reaalne jõud, määrab, kui hästi me elus toime tuleme. Ja kui tugevalt me oleme nii-öelda selles loovenergias, kui heas tujus me oleme, kui säravad silmad meil on ja kui energia on blokeeritud või nõrk, tunneme end kurnatuna ja segaduses. Nii et see ongi see, et sa ei saa võib-olla ise ka aru ja siis hakkavad suhted ka purunema, keegi ei taha olla igava inimesega koos, on ju. Keegi ei taha mingi viripotiga oma päevi veeta, kes kogu aeg sind alla tõmbab, on ju. Nii et see energia on selline teema, et see on nii mitmetasandiline, ma arvan, et sa oled täiesti nõus minuga. Ja kui energia voolab vabalt, oleme rõõmsad, loovad ja tugevad. Nii et ma räägin täna siis, mis asi see energiatervendus siis täpselt on, kuidas see töötab ja ka ma annan sulle täna praktilised sammud, mis aitavad sul muuta oma energia tugevuseks. Ja kindlasti jagan sulle siis ka siin all siis linki, kus sa saad tasuta tööriista 50 asja, mis aitavad koheselt energiat tõsta, mis aitab sul kohe alustada. Mis asi see energiatervendus siis on? Energiatervendus on teadlik töö oma keha, vaimu ja hinge energiaga ja see põhineb arusaamal, et me kõik koosneme energiast ja meie mõtted, emotsioonid ja harjumused kas toetavad või takistavad energia vaba voolu. Ja kui meie energia on tasakaalus, tunned sa ennast kergelt, rõõmsalt, hästi, no täitsa rõõmupall on ju, meeldib teha asju, on ju, naudid oma asju. Ja kui energia on blokeeritud, tunned stressi, segadust, isegi haigusi. Kõik see pool on siis see blokeeringute tulemus. Ja energiatervenduse kunst ei ole ainult spirituaalne praktika, see on täiesti igapäevane oskus, mis aitab sul paremini toime tulla nii töö, pere kui ka isikliku arenguga, isikliku eluga. Ja
ja miks energia on sinu suurim ressurss? Eelkõige ongi positiivne energia loob enesekindlust ja tõmbab ligi uusi võimalusi. Kui inimesed tulevad, et mul ei ole kliente või mul ei ole elukaaslast või kõik head asjad on otsa saanud maailmast, on ju, kas siis on need mehed või kliendid või raha, on ju. Siis tegelikult ongi see, et see energia sul endal on ilmselt madal vibratsioon energia ja sa ei tõmba ligi neid. Sinu väga põhiline asi on külgetõmbeseadus, see lihtsalt ei toimi hetkel või toimibki sinu jaoks, et sa tõmbad ligi asju, mis ei ole nagu kõige paremad, on ju. Ja tihti küsitakse mult, et Heidi, et kas mul on mingi needus, mis mul viga on, mul juba mitu aastat läheb kehvasti. See ongi see, et tegelikult su energiaväli ei ole tasakaalus enam, on ju. Nii et sa ei ole seal kohas, kus sa olid nagu päriselt sina, vaid seal on mingid võõrenergiad, võõrsoovid, teiste inimese soovid ja hulga igasuguseid blokeeringuid mängus, on ju. Ja negatiivne energia paneb meid kinni vanadesse mustritesse ja tõmbab ligi rohkem stressi. Aga energiaharjumused määravad, kas liigud oma eesmärkide suunas või jääd toppama. Nii et sa võid täiesti kujutada ette, et justkui su energia nagu pangakonto, iga positiivne harjumus teeb sissemakse ja iga negatiivne harjumus teeb väljamakse. Nii et kui pangakonto on miinuses, siis sul ei ole hea tuju, sa tunned väsimust, närvilisust, stressi ja kui see on plussis, siis tunned, et oled tugev ja tasakaalus. Lubasin anda sulle siis 5 praktilist sammu energiatervenduseks ja esimene on kõigepealt tulla oma kehasse kohale ja selline teadlik hingamine, kohalolu oma kehas, jah. Ja on ainult 2 asja, mida sa tegelikult saad juhtida oma keha puhul. Üks ongi see hingamine, on ju, teadlikult hingata, rahulikult hingata. Ja teine asi on siis söömine, mida inimesed ka, on ju, buliimikud, anoreksikud kontrollivad. Ainus asi, mis nad saavad kontrollida oma keha juures, on söömine, on ju. Kui kontroll hakkab käest libisema, siis nad hakkavad kontrollima söömist, on ju. Teadlik hingamine on siis sel juhul, et kui sa hingad sügavalt ja teadlikult, rahuned ja taastad energia, nii et selles mõttes on hästi hea minna sellise rahulikku keskkonda ja tegelikult sa tead juba ise ka päris hästi, kui ma sinuga siin täna räägin, mis on need asjad, mis sulle meeldivad, nii et ma panin see 50 asja kirja, mille hulgas sa saad valida, kui sul ei ole üldse ideid, aga ma eilegi tegin väga toreda kõne aasta lõpu planeerimiseks ja sealt tuli igasuguseid häid ideid välja, mõned võib-olla, et minna mere äärde jalutama, minna loodusesse jalutama, minna 2 päevaks üksi matkama kuskile, on ju. Minul alati töötab väga hästi, kui ma käin kuskil spaas või ujumas või jäävannis või saunas lumehüppamisega. Mulle hästi sellised asjad meeldivad, ma olengi selline kalatäht kuju naine, on ju, mulle meeldib selline kahepaikne elu, on ju. Nii et sa ilmselt juba tead natuke, mis sulle meeldib ja sa tead ka, et hingamisharjutused on energia tõstmiseks väga hea vahend ja energia tasakaalustamine hingamisega. lihtsalt see, kui sa teed kas ruudu hingamist või püramiidhingamist, see tegelikult juba väga palju aitab tegelikult kaasa, et sa võid seda lihtsalt praegu minuga koos teha, et võta see aeg ja lihtsalt hinga nagu korra sügavalt sisse ja hinga välja. Ja veel kord, sa võid tulla korraks sisse hingata ja välja hingata. Sa võib-olla tunned ka juba, kuidas see energia hakkab rahunema. Ja ja energia rahunedes tulevad välja siis igasugused need blokeeringud ehk siis need igasugused tunded, aistingud kehas. See on see koht, kus me saame juba hakata alateadvusega tööd tegema. Ma väga kutsun sind ka uuel nädalal algab meil taas alateadvuse väljakutse. Nii et julgustan sind tulema ja ennast kirja panema www.heidiblumberg.ee/muudan, jah. Nii et selline siis võimalus, jah. Nii et www.heidiblumberg.ee ja kalkulis muuda, jah, mitte muudan, vaid muuda. Nii et muuda oma elu, muuda oma energiat, nii et see on see, mis mina räägin hästi palju. Kui sa muudad oma uskumusi, muudad oma elu, muudad oma tulemusi, kõik asjad hakkavad muutuma sellisel moel, nagu sina tahad, kui sa õpid ära, kuidas seda teha. Nii et tule õpi alateadvuse väljakutsel, kuidas seda teha täiesti tasuta ja täiesti tore osalemine, tule pane ennast kirja.
Teine asi, millest ma võib-olla soovitaksin sul rohkem nagu sisse minna, on mediteerimine, visualiseerimine ja selle kohta on mul ka podcast'i episoodid. Vaatasin Youtube'i kanalil ringi, vaata podcast'is ringi, olen rääkinud meditatsioonist, visualiseerimisest päris palju. Visualiseerimine on võimas tehnika energia puhastamiseks ja tugevdamiseks. Nii et absoluutselt igasugused visualiseerimise harjutused, positiivne energia loomine on väga oluline. Kolmandaks, mis väga paljudele inimestele tõesti mõjub, on igasugune liikumine, kas või kui tõused püsti, raputad ennast või teed erinevaid energeetilisi harjutusi, seda teeme ka alateadvuse väljakutsel, et kuidas energiat hästi kiiresti muuta. Nii et see on vajalik. Liikumine on üks võtmevahend energiataseme tõstmiseks ja absoluutselt üks suur tants on juba ise selline tervendamise kunst ja kõik muu sinna, füüsilised aistingud kõige juurde on ju loomulikult seks on ju suurepärane vahend energia tõstmiseks. Afirmatsioonid, sinu mõtted loovad energia, kui kordad igasuguseid toetavaid lauseid, hakkad neid uskuma, nii et mida rohkem sa räägid, et minu energia toetab mind igas olukorras, mul on nii head coping skill'id on ju, ma nii hästi saan kõigega hakkama, on ju. Olen tugev, rahulik, täis positiivset energiat, on ju. Seda rohkem näed sa proovi neid asju öelda, sa näed minul ka juba suunurgad lähevad üles, ise mulle väga meeldib minu kehal kuulata neid lauseid, on ju. Nii et igasugused positiivsed afirmatsioonid, mantrad energia tõstmisel on superhead. Kui sa liitud stardipunktiga stardipunkt.ee, siis mul on selle afirmatsioonide väljakutse, kus sa saad luua täiesti enda afirmatsioonid, mis on sinu energia baasil, nii et ma väga julgustan, 14 eurot kuus on stardipunkti membership, oled väga-väga teretulnud liituma. Ja loodusega ühenduse loomine on ka, mida ma juba natuke siin mainisin, on siis loodus tõesti taastab energiataset väga kiiresti. Minul näiteks on väga ilus aed siin Tartus Tammelinnas, mulle meeldib istuda terrassil, vaadata lihtsalt neid õunapuid ja linnukesi ja oma kassi, kes kõnnib aias ringi ja igasugused huvitavaid asju. Või käia kuskil matkamas, kuskil rabas või noh, eks ole, eks sa oled ise kindlasti proovinud neid loodusasju ka kaasa teha. Nii et mine metsa, jaluta mere ääres, kui see pole võimalik, istuta aknalauale taim, hoolitse selle eest, ka mõjub hästi. Nii et loodus tervendab igal juhul. Igapäevased rituaalid energia hoidmiseks on siis ka nagu väga olulised, et energiatervenduse kunst ei seisne ainult nendes suurtes muutustes, mida me sessioonil teeme, vaid ka need väiksed rutiinid, mis korduvad iga päev. Näiteks, millised on su hommikurutiinid? Ja kas see võib olla klaas vett, lühike tänulikkuse hetk, hingamisharjutus, et sa pead endale nagu mõtlema, et kuidas ennast toetada, on ju. Ja päeva jooksul ka, et see päevaplaan peaks sind toetama, lühikesed pausid töö ajal, kas või jalutuskäik, venitused on ju, söögipausid, näksipausid on ju, see on kõik vajalik, on ju. Ja õhtul igasugune, ma ei tea, telefonid ära, on ju, mitte minna ekraanidesse, mitte vaadata telekat õhtu otsa. Rahustav tee ja igasugused positiivsed mõtted, et näe, mul on ka siin väga mõnus Hiiumaa saunatee, mida ma siin joon. Kuigi ei ole veel õhtu, aga päris lõuna paiku juba. Ja igasugune hea asi on ka igasugune panna enda need rituaalid kirja, mõelda läbi, mis sulle meeldib, kuidas see võiks olla sulle toetav keskkond, kuidas see kõik võiks toimida sinu jaoks paremal viisil. Nii et võtame siis ka, et kui sa õpid selle oma energiaga teadlikult töötama, muutub see sinu suurimaks liitlaseks. Ehk siis tõuseb su enesekindlus. Tugev energia annab julgust sulle esineda, oma mõtteid väljendada. Loovus, absoluutselt loovus on oluline uute asja loomine. Puhas energia avab uksi uutele ideedele ja lahendustele. Ja samamoodi suhted on ju, kõrge vibratsioon tõmbab ligi positiivseid inimesi, toredaid inimesi, heas tujus inimesi. Nad võivad ka olla rikkad inimesed, tihti ka rikkad inimesed on heas tujus, on ju. Või inimesed, kes peavad ennast rikkaks, on ju. Tervis, energia tasakaal, absoluutselt immuunsus,
on kõrgem sul, kui sa oled heas tujus, vähendab stressi, inimesed su ümber on heas tujus, on ju. nii et energia on edu võti ja see on tõesti absoluutselt tõestatud fakt, et sinu energia mõjutab suhteid ja sinu tervist. Nii et kui sa tõesti hoiad peas igasuguseid negatiivseid uskumusi, mis seovad energiat, nii et sellised energiat siduvad uskumused on näiteks ma ei ole piisav, I m not enough, on ju. Mul pole aega enda jaoks, on ju, ma pean kogu aeg teiste eest tegema, teised kogu aeg annavad mulle ülesanded, kõik teised kogu aeg segavad mind, on ju. mul ei ole kunagi piisavalt energiat, ma olen nii väsinud, lapsed väsitavad, kõik need on energiaplokid, on ju ja need uskumused on justkui suured kivid, mis takistavad voolu, nii et sa võid mõelda, et see on justkui nagu jõgi, kärestik ja sul on seal kive täis ja plokkidest vabastamiseks on tegelikult siis 3 sammu. Esimene on siis märka seda piiravat mõtet või tunnet, küsi, kas see on tõsi ja asenda siis toetavaga, aga seda on kerge öelda, aga raske teha, sest igaühel on see toetav mõte väga erinev, on ju. Nii et igal juhul kutsun sind alateadvuse väljakutsele juba uuel nädalal, pane ennast kirja ja, ja võib-olla aitab sul nagu aru saada, et see töö tegelikult, mida ma olen juba 17 aastat teinud, on ju jätkuvalt toob mulle rõõmu ja õnne, on ju. üks mu klientidest hakkas tegema iga päev hingamisharjutusi ja märkas, et tema stressitase langes juba nädalaga, jah. lihtsalt tulla, pane oma asjade vahele ruumi, kas või 10 minutit, et sa ei hakka kohe järgmist uut asja tegema, tõuse püsti, ringuta tee mingit võimlemisharjutust, on ju, siruta ennast, on ju. üks teine klient kasutas visualiseerimist enne tööintervjuud ja tundis end kindlamalt kui kunagi varem, jah. ja kolmas klient muutis oma hommikurutiini. ta lihtsalt hakkas jooma hommikuti vett, tegi tänulikkuse harjutusi, tegi 10 minutit jalutuskäiku enne tööpäeva ja juba tema energiatase tõusis märgatavalt. Nii et sinu energia on sinu kõige suurem väärtus ja kui õpid seda teadlikult juhtima, muutub sinu elu lihtsamaks, kergemaks ja edukamaks. Ja alusta täna, et lae alla endale siis need ideed, 50 asja, mis aitavad koheselt energiat tõsta. www.heidiblumberg.ee/50 on ju numbriga ja tervendamise kunst ei ole keeruline, see on oskus, millega saad iga päev praktikas ennast rakendada, ennast paremasse kohta saada. ja küsimus on ainult, kas sa oled valmis oma energia tugevuseks muutma. nii et aitäh kuulamast ja loodan sind näha juba stardipunktis või alateadvuse väljakutsel. igal juhul järgmise korrani.